Päevalehest. Pühapäeva õhtul oli aga pidulik avamispidu, nimelt Eesti filmipäevad said alguse ja dokumentalistika foorum on Eesti filmipäevade ajaloos tõesti esmakordselt kavas 4. selle nädala õhtul, eile juba sai see alguse ja täna õhtul räägitakse keelatud dokumentaalfilmidest. Jaanis Valk, Eesti filmipäevade dokumentalistika foorumi koordinaator. Tere hommikust! Hommikust! Keelatud filmide all, kui me räägime dokumentalistikast, ei mõtleme mitte neid filme, või vähemalt teie oma foorumil ei hakka rääkima nendest filmidest, mis nii-öelda on pandud kas siis mõne erineva kohtuotsuse või mingil muul põhjusel täiesti riiulile, et neid ei tohiks näidata, vaid pigem käib jutt nendest teemadest, kuhu maani dokumentaalfilmis võiks üht või teist asja näidata. No tegelikult me üritame puudutada ka neid dokumentaalfilme, mis on keelatud. Et Eestis küll puudub see praktika, et meil kohtuotsusega mõni dokumentaalfilm on keelatud. Aga meil isegi siin iseseisvuse ajal on täitsa olemas selliseid dokumentaalfilme, mis on olnud keelatud. Aga jah, täna õhtu tahaks keskenduda ikkagi ka sellistele eetilistele dilemmadele, mis dokumentalistidel nagu võiks olla või peaks olema või siis ei tohiks olla. Kas peaks üldse olema dokumentalistikas mingisugused piirid või tegelikult on see ikkagi igaühe selline sisetunde küsimus, selle filmi looja, filmi tegija, sisetunde küsimus pluss kokkuleppe nende osatäitjatega või osalistega, keda ta siis näitab selles dokumentaalfilmis? No tegelikult selleni tahaks ka mingit pidi täna õhtu nagu arutelu käigus jõuda, et minu isiklik seisukoht, ma saan ainult seda praegu siin välja öelda, on see, et mingisugune eetilised piirid võiksid nagu ikkagi olla, et kust jookseb see piir, ütleme, dokumentalisti vastutus oma tegelaste ees ja üldse mingisuguste teemade käsitlusel. Et mina isiklikult arvan, et sellist laus keelamist või tsensuuri ei peaks olema, aga see sisemine tsensuur dokumentalistil peaks nagu endal mingil määral olema. See võib muidugi olla hästi erinev inimeseti. Absoluutselt. Meedia mõjuvõimu kasvamine on tekitanud olukorra, kus poliitika tajub väga hästi seda, et dokumentalistika on töövahend. Ehk siis dokumentaalfilmid muutuvad reklaamitööstuse üheks haruks. Kui palju tegelikult Eestis on seda probleemi või seda konflikti, et üks või teine valmis saanud nii-öelda dokumentaalfilm on tegelikult reklaamfilm? No see on nüüd teema, millest me tegelikult eile õhtu nagu alustasime ja eile oli teemaks nagu kallutatud film. Siinkohal ma pean kohe ära märkima ja vabandust paluma nende vaatajate eest, kes meid netis jälgisid, et meil olid seal mõningad tehnilised apsud, mida me täna üritame ära parandada, aga ka digiretseptid ja kiiruskaamerad veel ei tööta, nii et sellega on jah selline asi, et sel teemal ma enam nagu täna ei tahaks nagu peatuda, et kui siis nagu keelatud teemast nagu rääkida, aga meil on probleem, või tegelikult isegi ei ole probleem, nagu eile õhtu seal ümarlauas selgus ja milleni me jõudsime oli tegelikult see, et ükskõik milline dokumentaalfilm on kallutatud film, juba puhtalt looja poolt kallutatud film, et tahakski vaatajatele öelda, et kui te vaatate mingisugust dokumentaalfilmi või saadet, siis ärge võtke seda kunagi absoluutse tõena. Kas see tähendab seda, et kuidagi peaks olema dokumentalistid omavahel ise kokku leppinud, et on olemas erinevad kategooriad nende dokumentaalfilmide osas, sest dokumentaalfilmi puhul on nagu see häda, et ta pretendeerib siiski teatud tõele või teatud objektiivsusele oma žanri määratluse osas? Ma arvan, et kui tegijate käest küsida, siis tegijad kindlasti ütlevad, et ta ei pretendeeri, eks ole, et see on puhtalt nende nägemus. Need piirid žanrites on nagu väga hägustunud, ütleme just mingil määral tänu meediale, et tavavaataja tihti ei tee vahet reality show'l ja dokumentaalfilmil, eks ole. Kas seal on mingi vahe üldse olemas? No ma tahaks uskuda, et on. Mis nii-öelda, kuidas seda eristada? Mis need peamised asjad on, mis need erinevaks teevad? No ütleme, et kui me teiegi siin televisioonis toodate mingid reality show'sid, siis alates tegijate struktuurist, toimetajast ja ma ei tea, lõpetades Eesti Rahvusringhäälingu kuskil nõukoguga, kes teil silma peal hoiab, siis dokumentaalfilmi puhul siiski tahaks uskuda, et see looja on see põhiline, kes räägib lugu inimesele. Et inimene, kes dokumentaalfilmi vaatab, ei tohiks kunagi unustada, et see on kellegi nägemus mingisugusest sündmusest, tegelasest, et mitte võtta siis seda üks-ühesena, et tõepoolest, et kui mina oleksin selle asja sees, siis saaksin mina täpselt selle sama elamuse sellest. Absoluutselt ja seda enam peaks tegijate poolne vastutus
nagu iseendi ja oma tegelaste ees nagu olema. Eesti filmipäevad ootavad teid täna ees siis kinomajas, kus programm algab kell 4 Art Cafe's, mille leiab siis Pärnu maanteel Westmani poe vastas. Seal on üks selline pisikene maja ja suuremate majade vahele. Kunagi on seal erinevad kohvikud olnud, seal praegu siis Art Cafe, seal algab programm kell 3, veel lisaks veel Cinnamonis ja Uue maailmas Seltsimajas. Need on need paigad, kus kohas siis on võimalik festivalis osa saada. festival.kinomaja.ee on interneti aadress. Ja keelatud filmide foorum siis. Õhtu kell 8. Just, õhtul kell 8. Lähme kõik, Urmas. Ja, läheme. Vaatame, mis on meile seal valmis saanud.